8 minutit. Aitäh, hea istungi juhataja. Head kolleegid. No mida nädal edasi, seda absurdsemaks kogu see lugu tegelikult Rail Balticu ümber muutub. Vahepeal ma rääkisin, et me ehitame siis 3,6 miljardi eest raudteed Tallinnast Häädemeesteni. Aga nüüd tuleb välja, et see rong isegi ei jõua Häädemeesteni. Häädemeeste peatus, tuleb välja, jääb meil nüüd 15 kilomeetri kaugusele Häädemeeste, jääb kuskile metsa. Ja samal ajal sõnum, mida siis valitsus saadab kõigile kohalikele omavalitsustele, kes on Rail Balticuga seotud, ülejäänud peatuste puhul, et kui te soovite ühendust peatusega, siis ehitage ise see valmis. Sest ju arusaadav, et nii väikese eelarve nagu 3,6 miljardit, et kuidas siis saab veel hakata ühendusi peatusega ehitama. Ja kusjuures siin kohas lendab vastu taevast ka see majanduse tasuvusanalüüs, mis räägib, et tänu nendele peatustele, tänu Rail Balticu ühendusega erinevate väikeste lindade ja valdadega, et koha peal siis see kergitab majandust, et on positiivne sotsiaalmajanduslik mõju. Et tulevad turistid sinna. Et kuhu need turistid tulevad? Metsa. Aga see pole ka kõik. Ma tuletan meelde, et 3,6 miljardit, see on kärbitud projekti versioon Rail Balticust. Et tõesti, nüüd 1,3 miljardi asemel on meil nüüd 3,6 miljardi eest 3,6 miljardit maksab Rail Balticu soodusversioon. See on soodusversioon, kärbitud versioon. Varem oli see 1,3 miljardit. Nüüd on 3,6 miljardit sooduspakkumine. Ehk ühelt poolt kulud meil kasvavad, teiselt poolt seda projekti aina kärbitakse. Ja selle kärpe tulemusel nüüd jäetakse ehitamata välja 10 viadukti. 10 suurt väga olulist viadukti. Ehk siis see tähendab, et meil veel tekib 10 kohta, kus inimestel ei ole tegelikult võimalik raudteed ühendada. Ehk inimestele tekitatakse vähe raskusi mitte ainult siis raudtee kasutamisel, aga ka juba toiminud transpordikoridoride läbimisel. Et paratamatult see kõik tegelikult mõjutab kohalike elanike mobiilsust ja pikendab ka nende igapäevaseid marsruute. Sellega tuleb arvestada. Lisaks nüüd sellele, et Lätis on 0 kilomeetrit ehitatud, ei tea, millal nad üldse hakkavad ehitama. Poola taristuministri asetäitja ka juba esines tegelikult väga otsekohese intervjuuga, kus ta ütles, et enne aastat 2040 ei tule mitte midagi. Ja et Poola heal juhul hakkab alles ehitama 2030. Meile räägitakse, et 2030, 2031 me juba hakkame sõitma, eks ole, Varssavisse. Ja ma arvan, et see ongi probleem. Seejuures taristuminister isegi ei taha uskuda neid sõnu infotunnist, ütles, et tema ei ole kindel, et ikkagi, kas see on päris jutt, mis Poolast tuleb. Ja tegelikult see ongi väga suur probleem, et meil Balti riikide valitsusjuhid lihtsalt korrutavad seda loosungit, et Rail Baltic saab aastal 2030 valmis. Aga võib-olla tuleks korra maha istuda ja reaalset numbrit üle vaadata. Mis see rahapuudus on? Projekt on 4 korda kallimaks maksma läinud. Lätis 4 miljardit puudu. Meil on 1,7 miljardit puudu, seejuures meil ei ole mitte mingit kindlust, et see rahastus Euroopa Liidust tuleb. Ehk mida me tegelikult näeme selle Rail Balticu puhul? Korraga on probleem valitsusel arvutamisoskuses, strateegilises juhtimises, logistikas ja planeerimises, aga ka rahvusvahelises koostöös. Nüüd, kus juures Lätis, lisaks sellele, et neil oli eraldi tehtud Rail Balticu uurimiskomisjon Läti seimis, ehk siis Läti parlamendis. Läti valitsus on veel loonud 2 uurimiskomisjoni. Üks hakkab uurima ehitust, et mis need probleemid olid, ja teine hakkab uurima hankeid. Sest näiteks üks hange puudutab seda, et Eesti, Läti, Leedu ühisettevõte, mis siis haldab seda Rail Balticut, kõrvaldas ühelt oluliselt hankelt 270 miljoni euro võrra odava pakkumise teinud firma. Nad lihtsalt kõrvaldati. Ja seda nüüd hakatakse uurima, et mis põhjusel eelistatakse palju kallimaid hankeid. Et kust nagu sellised otsused langevad. Ja ma tuletan meelde, et see sama firma
seesama ettevõte, Eesti, Läti, Leedu ühisettevõte, mis siis tegeleb Rail Balticuga, on ju ka teinud hanke, et kindlustada endised, praegused ja tulevased ametnikud ja juhid ja ka nende pereliikmed võimalike kahjunõuete vastu, mis võivad ulatuda, üks nõue 20 miljonit eurot. Ja peaminister muidugi selle kohta ütles, et see on tavapärane praktika. See on muidugi tavapärane praktika erasektoris, ta ütles, aga ma korra tuletan meelde, et see ei ole eraraha. See on maksumaksja raha, miljardeid ja miljardeid maksumaksja raha. Ja samal ajal, kui me näeme, et igal pool seda küsimust uuritakse ka hankeid, Eestis, kui Keskerakond esitanud mitu ettepanekut, võiks ka meil olla eraldi uurimiskomisjon, et tegelikult vaadata, et numbritesse sisse vaadata, mis tegelikult toimub. Iga kord on seda ettepanekut Reformierakonna, Eesti 200 poolt maha hääletatud. Mul on küsimus, et kas siis valitsuse jaoks on see vastuvõetav, et meil on kulud neljakordistunud, me liigume naaberriikidega täiesti erinevas tempos ega esita küsimusi, miks Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte valib kallimad hanked välja. Ja kõige suurem küsimus, mida meie jaoks tähendab see, kui meie ehitame oma 3,6 miljardi eest raudtee valmis Läti piirini, Häädemeeste ja Metsani, aga Läti oma poolt jätab oma lõigu tegemata. Kes siis meile selle kahju hüvitab? Kes siis vastutab? Ja see ongi suurim probleem selle projekti puhul. Vastutama ja kahju hüvitama soovitakse panna jälle maksumaksja. Kõik kahju jälle maksab kinni maksumaksja, nagu see oli meil Estonian Airi puhul, nagu see oli Nordica puhul. Sest need, kes vastutavad, nemad on endale juba kallid kindlustused maksumaksja raha eest hankinud. Aga meie peaksime juba täna maksumaksja kantavad kahjud ära hoidma. Erasektoris näiteks pole võimalik lõpmatult raha eraldada, hindamata riske. Üks hetk vaadatakse riskid ja kahjud üle. Tehakse rasked otsused. Aga Eesti valitsus arvab, et maksumaksja taskud on lõpmatud. Ei ole lõpmatud. Aitäh! Aitäh teile!